Mulle saadeti PR-boxis uus gimbal. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Selle nimi on Osmo Mobile 2. Ja ühesõnaga, holy shit, see nii cool. Oota, ma pean screen recordima seda. Nii, ühesõnaga. Ühesõnaga, I am having so much fun. Siin on erinevad nupud selle käepidema peal, mida ma näpin praegu. Seega, jaa, ma nüüd hakkan filmima ainult sellega, kuna mul on nagu oma operaator põhimõtteliselt. Nagu ma lihtsalt panen need settingud, mis mul on vaja teha ja ta teeb kõik minu eest ära ja see on fucking insane. Ma olen täna Viking Line'iga Helsingisse, saan väga suure tõenäosusega sõida Tesla Model 3-ga, ma teen sellest väga palju klippe ja see tuleb lihtsalt epic. Okei, see asi on mul lahendatud ära telefoniga, see kasutab Bluetoothi, siia vahele läheb mu telefon, siis ma olen ta keeratud niimoodi, et ta balansseerib mul ära, kui ma telefoni sisse panen. Siis siin on nupud, sellega läheb käima ja saan vahetada mode, siis ma saan vajutada rekordima ja sellega ma saan nagu liigutada oma telefoni, kas üles alla paremini vasakule, siit ma saan zoomida, siin ma saan laadida nagu gimbali ja siis siin taga, siia ma saan panna oma telefoni laadima, kuna sellel on mega suur aku, eks kui mu telefon ära sureb filmimise käigus siis ja see alumine, siis see käib siit lahti, see lihtsalt tuli nagu kaasa, tegelikult see käib lahti. Ja see on lihtsalt nagu käepidemega gimbal. Ja lülitame ta siis korra sisse. Ühesõnaga, ma pean tegelikult kohe sõitma hakkama üldsegist sadamasse, kuna ma olen Soome, nagu ma juba rääkisin. Mis te minu juustest arvate? Ma olen neid nüüd pesnud 2 korda äkki. Ma arvan, et umbes 2 korda. No, ikka veel üritan sellest gimbalist aru saada. Nii. Eks mul on 2 korda juukseid pesnud ja siuksed need näevad välja hetkel. Ühesõnaga. Me nüüd lähme. Ma olen praegu Soome kahel põhjusel, Brandil ja video, ehk siis see video. Ma olen seda juba öelnud, et ma lähen Teslaga sõitma, aga nagu ma tulen oma mänedžeriga kokku ja värki. Ei ole raske, kui su mänedžer elab nagu üle lae, et keeruline on, kuidas ta saab nagu mänedžida mind, kui ta nii kaugel kogu aeg. Selles mõttes, et nagu ma eelmises videos ütlesin, siis nii juuksed häirivad mind. Ei mitte seda vaadake. Siis ma sain Soomes suusainstruktorina töötades natukene kõrgemat palka kui Soome miinimumpalk. Ehk siis ma sain kuus umbes 2000. Sõltuvalt sellest muidugi palju tunde ma tegin. Mõni kuu ma sain 2000, mõni kuu ma sain 1700. Pluss siis nagu nad võtsid minu palgast panti. Nagu juhuks, kui näiteks me oma selle accomodationi maha põletame. Nad võtsid rahapanti ja siis nagu mingid hästi väiksed maksud, mida nagu tööandja peab maksma. Aga nagu muidu minu see maksuprotsent oli 0, sellepärast et Soomes on niimoodi, kui sa teenid aastasel 10 000, siis sa ei pea maksma. Ja kuna ma nii-öelda nagu pool minu tööajast jäi 2018 sisse ja pool tööajast 2019 sisse, siis nagu mul ei tund nagu kummalgi aastal kokku 10 000 kedid, seega ma ei pidanud nagu maksma. Mis oli nagu väga nice on ju. Aga nagu kui ma vaatan siin Eesti palku, siis on nagu hoopis teised suunad vaata, et kui ma Eestis tahaksin saada umbes sama suurt palka, on ju, kui ma ei taha väga downgrade'ida, siis mul peaks olema bakalaurus ja lisaks mingi 3 aastat
töökogemust, et ma saaksin üldse küsida siukest palka. Ehk siis nagu Eestis nagu väga nagu ei saa, et pluss nagu Soomes üks tähtis asi, mida on vaja, on soome keel, kuigi minu manager kogu aeg räägib mulle, et ära muretse, et business keel Soomes on nagu kogu aeg inglise keel, et nagu põhimõtteliselt kui sa oskad inglise keelt, siis on nagu väga fine. Ja, aga töövestlused on soome keeles just sellepärast, et nagu iga mats oskab rääkida inglise keelt, seega üldsegist nagu miks ma nagu see suvi ei ole nii-öelda päris tööd teinud, ongi sellepärast, et ma ei suuda nagu mõelda, mis tööd teha. Ma tahaksin nagu räägida olla suusainstruktor, on ju, aga suusainstruktor ei saa olla terve aasta läbi, terve aasta vältel. Või no saaks, see tähendaks seda, et ma oleksin suusainstruktor näiteks kas kuskil Skandinaavias või Alpides ja siis, kui nagu on kevade lõpp ja ma nii-öelda lõpetan nagu Skandinaavias või Alpides, siis ma olen näiteks Austraalias, aga Austraalias on see, et nagu seal nii väga sõltub palju nagu lund tuleb seal mägedes. Austraalia ja Uus-Meremaa on nagu põhilised kohad. Või siis minna Lõuna-Ameerikasse, aga see on veits keerulisem. Aga ja, nagu Austraalias nagu oleks päris cool, aga ongi see, et nagu see ei pruugi olla kindel, et ma saan seal nagu 3 kuud isegi tööd teha. Võib-olla ainult 1,5 kuud saan nagu instrueerida ja that's it. Ja see eeltööd sinna üldse saada on nagu mega pikk. Nagu, kuna nagu põhimõtteliselt kõik, kes nagu on Euroopas või Ameerikas või ükski kus põhjapoolkeral. Siis nagu kõik tahavad saada suveks nagu ilmselt ka nagu unistuste töö oleks nagu suvel ka teha suusainstruktorina tööd. Eks nagu kõik üritada saada kuhugi Austraaliasse suusainstruktoriks, seega konkurents on nagu väga massiv. See ei ole ilus. Mu juuksed on praegu nii lollis pikkuses, et kui ma teen nagu enda selle klassik kõrge hobusesaba, siis mul jääb nagu väga vähe juukseid sinna üles ja see ei näe nii ilus välja. Eks ma pean tegema hobusesaba kuhugi nagu siia levelile, siis see näeb nagu okei välja. Aga nagu jällegi see ei sobi väga muna kujuga, nagu ma ei tea, ma tunnen, ma näen välja nagu muna peal. Just väga mõnus 2-tunnine uljak. Kuna nagu mõtlesin, no mis siin ikka teha, kui nagu on oma kajut ja värki ja 4 voodit, et äkki kasutaks siis ühte neist. Juhi plää, kui hea uni mul oli täitsa putsis. Kuna noh, mul tuleb kohe all-nighter, seega I needed that. Sest et ma tegelikult täna magasin veel 12 tundi öösel. Nagu literaali 12 tundi. Ma olin pannud endale äratused mingi kella 10, kella 11, lõpuks ärkasin ikkagi kell 12. Ja ma läksin veel nagu ekstra varakult magama, et ma saaksin päeval võimalikult palju ära teha enne lavale minekut. Ma ei tea, mis mul juhtus, ma lihtsalt 12 tundi olin nokis. Või põhjus sellepärast, et nagu ma ei tea, peale neid festivale ma ei ole ennast nagu välja puhanud. Anyways, kell on 7:45. Maabumine on poole tunni pärast. Ma ei tea, mis mul viga on, ma olen veel nii uimane. Oh fuck, ma mäletasin lõbu maha nagu ta vihkab seda, kui ma võin show up ja ma olen täiesti nagu uimane nagu just maganud nagu, kuna ta on siuke, kes kui see saab minuga kokku, siis ta on alati nagu hästi energiat täis pumbatud, ta nagu davai nüüd teeme, davai, ainult seda ja siis lähme sinna ja siis blablabla. Siis kui ma nagu just enne maganud olen, siis ta on nagu, miks sa ei räägi nagu, mis sul viga, türa sa jälle magasid täiesti putsis. Ma ei tea, mis värk selle magamisega on, tal nagu ei meeldi, et ma magan palju.
What motor? Oled valmis? Ja see vend ei täpiks maha lihtsalt. Take care, man! Olen Eestis Soomes Minnekas. Pelastusliivit on sijoitettu aluksen 3 kokoontumuksia 7. Ja ulkokansilla ja tupakointihuoneissa. MS Viking Expressin koko henkilökunta toivottaa teille miellyttävää merimatkaa. Bästa passagerare. Fartygets befälhavare och hans besättning hälsar över Tallinta 2,5 timme i fören av fartyget. Livbåtarna och livflottarna och en lång ljussignal. Vid alarm följer besättningens instruktionssäkerheten ombord. Med en angenäm sjöresa. Keskunaga tervitab teid MS Viking. Okei, kui me nüüd jätame välja minu selle väikese uinakukese, mis käistis umbes tund-poolteist vahepeal, siis ma olen üleval olnud peaaegu 24 tundi, eks ma vahepeal tegin väikse uinaku, põhimõtteliselt 24 tundi, eks ma tegin all-nighteri ja ma ei tea, viimasel ajal ma olen oma magamisrütmi, nagu kui enne ma ei see, et siukene on nüüd nagu Emma Chamberlain, aga põhimõtteliselt ma läksin magama nagu hommikul 4-5 ajal ja siis tõusin umbes 1-2 ajal päeval, siis tegin tegelikult stuffi, blablabla, öösel trippisin ringi nagu sõitsin autoga lihtsalt või siis tegin nagu arvutistööd või vaatasin filmi ja siis läksin ikkagi 4-5 hommikul magama. Siis nüüd minu õnnetsükkel on olnud pigem siukene, et ma lähen magama umbes 12 ajal ja ärkan umbes 11-12 ajal, umbes 12 ajal. Eks nagu ma magan päevas 12 tundi, mis on tegelikult liiga palju. Nagu see on selge ülemagamine, see on see, et ma magasin täna 17 tundi. Üritan olla võimalikult palju reaalsest maailmast eemal. Vabandust, nagu ma võtsin selle allergia cabini, aga nagu mis ka praegult midagi ärritab siin. Allergy cabin my ass. Ühesõnaga, ma mõtlesin, et ma pullin selle all-nighteri nagu niimoodi, et ma ei jää siin kabiinis magama, vaid ma jõuan Tallinnasse, ma teen kõik, mis mul on vaja teha, siis õhtul vaatan selle käteka osa ära, mis ma eile missisin, et nagu mis ma öelda tahtsin? Et nagu ma ei jää vahepeal magama, aga mul on reaalselt silmad punased ärkvel olemisest. Ma ei tea, kas te üldse näete, aga nagu silmad nii punased, et nad nagu tahaksid vett joosta 24/7. Ja lisaks ma ei ole söönud mitte midagi, mu kõht koriseb nii rõvedad lihtsalt. Ma olen olnud nendes riietes viimased 18 tundi nendes samades riietes. Ma tunnen ennast nii rõvedalt, ma lihtsalt tahan juba koju, aga kõigepealt ma pean jõudma Tallinnasse, ma jõuan Tallinnasse kell 2, kell on praegu 11:30, siis ma võtan oma auto ja siis ma pean käima poes läbi ja siis ma alles jõuan koju ja nagu te näete, siis mu silmad on juba praegu pool kinni, ehk siis nagu for the sake, et ma ei unustaks poes midagi osta ja for the sake, et ma jääks roolis magama, kuna ma ei ole kunagi varem nagu jäänud roolis magama, aga ma ei ole ka kunagi varem nii väsinuna pidanud peale autoga sõitma. Seega ma teen endale ühiskonnale teene, ma siiski teen väikese uinaku
ja ma loodan, et see nagu ära ei nussi ja ma loodan, et ma ärkan üles. Ma panin endale 2 äratust, aga ma panen mingi 10 tükki veel, kuna ma reaalselt kardan, et ma ei ärka üles, kuna ma olen nii väsinud. Aga ma pean oma unestsükliga midagi ette võtma. Nagu võib-olla ma peaksingi tegema niimoodi, et ma teen nagu korra nädalas all-nighteri ja siis magan jälle nagu hästi palju, kuna nagu ma ei tea, mulle meeldib 12 tundi magada, kuna ma näen neid unenägusid ja ma saan lucid dreamingut teha. Ma võin sellest eraldi video teha, ma olen lucid dreamingus nagu päris osav olnud viimased 4-5 aastat juba äkki. See on nagu, see ongi võib-olla nagu miks, kõik on kogu aeg mingi, et sa kogu aeg ainult maganud ja sa magad nii kaua, aga te ei saa aru, see on nagu unemaailm, see on nagu vahepeal räägilt creepy, nagu näiteks täna. Sõitsime siis nagu Markusega Teslaga ringi, onju, ja siis ma üks hetk olin nagu holy shit, me sõidame praegu siin möödas seda kruusateed keset metsa, kell on 3-4 öösel ja me oleme Teslaga ja nagu kas ei tundu sulle nagu täiega imelik ja lamp nagu ma oleksin nagu unenäost ja nagu jaa, oh my god, onju. Ühesõnaga, ma pläkutan nii fucking palju, tule 4 minutit juba. Ja ma nüüd lähen pikutan meits ja siis vaatame, mis saab edasi. Aga jaa, mu silmad on pool kinni ja on juba hommik ja tule see Tesla Model 3 täiesti putsi. Juhuks, kui keegi ütleb jälle, et ma olen mingi Golddigeri värki, nagu sama asi oli siis, kui see oli 1,5 aastat tagasi, ma olin Seevaldis kinni ja siis päev, kui ma sain välja, siis Markus, minu boyfriend, Peika, mis iganes on ju, ta mõtles, et ta üllatab mind, teeb mulle nunnu üllatuse ja ta võttis Kia esindusest uue Kia Stingeri nagu proovi nagu sõiduks, aga ta sai selle nagu terveks päevaks proovisõiduks. Ja ta tuli sellega mulle Seevaldi psühhiaatriakliinikusse vastu. Nagu ta tuli sinna kohale, ta võttis mu kohvrid, pani need Kia Stingerisse ja võttis minu peale ja sõidutas mind ringi terve päeva. Siis me tegime pilte ja siis, oh my god, see oli amazing lihtsalt. Ja põhimõtteliselt seesama oli ka täna, nagu see Tesla ja tema oma, ma ei ole Golddigger, ta lihtsalt mõtles, ta võtab Tesla ja siis ta kutsus meid kaasa, kuna ta on siiski minu manager ja ta on siiski ma ei saa öelda, kes on mul, ma tean, kõik küsivad, et oo, et oh my god, ma ei pane seda siia videosse.